Tere! Täna on meil saade natukene teistsugune, et täna esimest korda siis on laomees ja torumees ilma üheta nendest kaassaatejuhtidest. Lauri kahjuks ei saanud seekord ühineda, aga sellest pole hullu. Me oleme natukene täna teistsuguses keskkonnas ka. Meiega ühineb Eneli Kindziku, kes on Eesti inimarengu aruande 2026 peatoimetaja, Arenguseire Keskuse ekspert ja toimetab ka paljudes muudes valdkondades. Ning Eneli on kirjutanud mitmeid artikleid sel teemal, et kuidas andmeid saaks võib-olla paremini kasutada, just siis andmed, mis on erinevates registrites saadaval. Tere, Eneli! Tere, Kristo! Väga tore, et said tulla. Kas sa kõigepealt, ma natukene tegin taustatööd, aga võib-olla lihtsalt kuulajatele räägiksid, et mis asi on inimarengu aruanne? Inimarengu aruanne on paljudes riikides tehtav riigi arengut seirav raport, mis vaatab siis 3 elementi: meie majandusarengut, meie haridustaset ja meie tervisetaset, näiteks keskmine elatud aastate arv. Või siis hariduses on koolis käidud arv, ja siis on SKP. Ja siis me võrdleme üksteist, loomulikult nagu ikka, kombeks on meil. Ja kui me vaatame testid, siis täna Eesti on hariduses hästi kõrgel kohal, kui ma ei eksi, viimati oli ta 6. kohal, aga majanduses ja tervises oleme seal kuskil 40. Et väga suured käärid on. Ja inimarengu aruanne vaatabki, analüüsib siis mitmekümne autoriga mingi intervalli järel, mis seisus me oleme, kus on need väljakutsed, mis tegema peaks, et ta on selline sotsioloogiline uuring, mis seirab, mis seisus ühiskond on, kraadib ühiskonda põhimõtteliselt. Okei. Seal on siis autoreid on palju, et see on selline pigem akadeemiline taust inimestel, kes... Seal on mõlemad. Seal on nii praktikute kui ka ülikoolist teadlaste koostöö. Näiteks täna konkreetselt mina juhin inimarengu aruannet, mis keskendub haridusele hästi laialt. Me vaatame, kuidas haridus peegeldub ühiskonnast tagasi ja siin on hetkel üle 50 panustaja, kirjutaja, ligi 30 artiklit tuleb sealt ja meil on siin ministeeriumi ekspertidest, ametnikest, poliitikakujundajatest kuni tegevteadlasteni ja koolijuhtideni välja. Et meil on väga erinev ja teadlikult valitud väga erinev seltskond. Et ei oleks ainult teadlaste nägu ega ei oleks ainult praktikute nägu, vaid seal on kõiki. Okei. Ja aga see tulem sealt on, et tuleb see aruanne, kas selle pealt siis tekivad ka mingisugused soovitused või kas see võrdlusmoment on oluline, mis sealt edasi saab? Ja, meil on just oluline see, et me justkui vaatame, mis on nagu mineviku areng olnud ja mis on tänased väljakutsed, aga kindlasti tuleviku vaade on ka hästi oluline. Mis siis edasi saab? Meil on täna ju kohutavalt palju väljakutseid, kus 1+1 ei ole enam 2, vaid ta on 3 või 4, sest need väljakutsed võimendavad üksteist, eks. Ja selles mõttes see poliitikakujundus ja soovituste tegemine on kindlasti üks asi, mis peaks tulema iga kord sellest inimaruandest välja ja kindlasti tuleb ka selle korral. Ja ta ilmub 2026 veebruar-märts, kuskil seal kandis. Okei, ehk siis umbes aasta aja pärast praegusest. Just, siis on käes. Okei. Ja millega täpsemalt Arenguseire Keskus tegeleb? Arenguseire Keskus on Riigikogu all olev mõttekoda, mis tegeleb just tulevikuseirega. Foresight on ilmselt see kõige õigem ingliskeelne vaste, aga me vaatame siis igal aastal teatud teemavaldkondades, mis on selle valdkonna nagu tulevikutrendid ja me keskendume just selliste pikkadele trendidele nagu megatrendid 10–50 aastat. Näiteks minul oli viimati juhtida just õpetajate järelkasvu suund, kus me vaatasimegi, et sellise 2-3 põlvkonda, mis hakkab juhtuma potentsiaalselt siis õpetajate tööturul, mis te kujundavad.
ja selles mõttes on see hästi huvitav valdkond, millega tegeleda, selline tulevikuseire ja stsenaariumite koostamine, sest seal on hästi palju tegeled sa nõrkade ja tugevate signaalidega, sa tegeled megatrendidega, aga me vaatame samas ka, mis nagu lokaalselt toimuvad need juba olemasolevad nagu muutused, et sa pead kogu aeg hüppama nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku, et minule need ajahüpped kohutavalt meeldivad ja mida ma pean ütlema, et näiteks tuleviku seires igapäevaselt ma rakendan kohutavalt palju teadust. Esimene asi, mis ma teen alati, kui ma hakkan suunda juhtima ja vaatama, siis ma võtan teadusartiklid lahti. Pole midagi praktilisemat kui teadusartiklid mujalt maailmast. Ja see kogus, ma arvan, et ma doktoritöös ka ei käinud läbi nii palju teadusartikleid ja uuringuid, ma käin täna igapäevaselt oma töös läbi, sest see tulevikuseire tähendabki kohutavalt suurt metaanalüüsi kogu aeg, igapäevaselt. Ja. See tundub... Skanneerid olemasolt informatsiooni, on ju. Täpselt, ja kogu aeg ju midagi muutub, et kogu inimkond on nagu selline suur amööb, et igast otsast tuleb neid täiendusi kogu aeg. Tundub väga põnev. Mis seal need... Kas seal on ka, ma nägin teie kodulehel, et teil on erinevad raportid, kas seal on, mis see kõige praktilisem väljund sellel Arenguseire Keskusel on? Ma arvan, üks praktilisemaid väljundid, mis on üldse tulevikuseirel, on see, et kui sa leiad mingi uue nurga, kuidas me ei ole varem mõelnud. Et mulle meeldib seda sõnastada tihtipeale niimoodi, et kui me suudame sellest lineaarsest mõtlemisest lahti öelda, et tegelikus elus sul ei ole ju lineaarne kulgemine sageli, vaid sul on need jõnksud sees. Nende jõnksude aktsepteerimine on see, mis on ülipraktiline. Et sa tagad inimestes justkui nagu see valmisoleku, et me ei tea, mis tuleb keskkonda, mis meid raputab, aga me oleme valmis selleks. Et need on, ma arvan, hästi praktilised, kui me näitame näiteks oma raportitega alternatiive, kuidas võib minna, et meie ju kõige suurem tulemus igas raportis on alati stsenaariumid. Ja kui sa käid stsenaariumites, on need 3 või 4 tükki, sa tood välja alternatiivid, võib minna niimoodi, aga kui sa käid need korra peast läbi, siis see on jube praktiline, sest sa hakkad ka ise mõtlema, et aga kuule, neid märke on juba näha näiteks. Ja. Et ajaloost on väga palju suuri ettevõtted, kes tänu sellele on teistest edukamad, sest nad suudavad mõelda lisaks selle ühele visioonile, mis on selline best case on ka teised stsenaariumid. Ja need, kes aktsepteerivad, et võib ka halvasti minna, võib ka teistmoodi minna, siis need on palju nagu sitkemad turu peal ka. Väga põnev. See on mulle väga meeldib see mõtteviis. Üks väljend on, ma nüüd parafraseerin natuke valesti, aga et kui sa planeerid, et siis elu ei lähe selle plaani järgi, aga kui sa jätad planeerimata, siis sul kindlasti plaan ebaõnnestub, et hea, et sul vähemalt oled planeerinud, siis sul on nagu umbes teada, mis need võimalikud suunad võivad olla, et... Absoluutselt. Jah. Nii, aga ma nüüd liigume siit edasi selle teema juurde, mille osas sa viimasel ajal oled põnevaid artikleid kirjutanud, et siis mulle on jäänud silma vähemalt ERR-is ja Äripäevas, kus sa oled jaganud oma mõtteid peamiselt just, ma saan aru, et see on nüüd selle inimarengu aruandega seoses, eks ole, need PISA testid ja kuivõrd palju efektiivsemalt tegelikult osasid andmeid võib kätte saada, et kas sa lahkaksid natukene või jagaksid seda tausta sealt? Ja taust on selline, et ma tegelen põhitööna olen Arenguseire Keskuses ja ma olen ametnik. Ma olen ametnik, kes küsib sageli just selle uurimissuuna jaoks andmeid. Ja tihtipeale minu esimene koht, kuhu ma lähen küsima, on Statistikaamet ja küsingi sealt, et kuulge, mul on selline probleem, küsin filosoofina, et mul on selline probleem, kirjeldan ära, kas meil on registrites andmeid, mida ühendada ja saada siis vastus sellele asja. Ja mida ma olen avastanud aegade jooksul on see, et tegelikult väga palju me saame vastused, et on olemas, aga kui on sellised väga radikaalsed olulised küsimused, näiteks kus me selle PISA-ga põrkusime, et meil oli uuring, kus oli vaja saada teada, et kas õpilaste akadeemilised tulemused sõltuvad vanemate sissetulekust. Ja ainuke teadaolevalt turul olev info oli see, et PISA seda mõõdab justkui. Aga PISA andmed me ei saanud kätte.
seal oli andmekaitse vahel Eesti suunal. Ja siis mis ainuke mõte oli, et kus me veel saaksime, ma läksin Statistikaametisse ja siis küsisin, et kuulge, et aga kas te saaksite kokku panna? Ja ma olen hästi tänulik Statistikaameti inimestele, mõtlesid kaasa, et teoreetiliselt on see võimalik, hakkasid uurima ja me läks umbes 6 aega oligi see, kus me tegime päris palju koosolekuid, sinna lisandus siis jurist, andmekaitsespetsialist nagu ikka, et kas kõik on okei. Ja 6 aja pärast neid arutelusid me saime andmed kätte keskmiste tasandil, kooli tasandil, et ja selguski, et mida rikkamad vanemad, seda paremad siis kooli keskmised matemaatika tulemused, eks. Et ja mis on selle nagu andmestiku kokkupanemise võlu, on see, et see on täpselt vastu sellele, mida PISA väidab. PISA on ju väitnud aastat, et Eestis ei ole hariduslikku ebavõrdsust ja laste tulemused ei sõltu vanemate rikkusest. Et kuidas on võimalik, et PISA ütleb, et kõik on väga hästi, aga Eesti oma registrid ja me räägime siin 160 000 õpilast on üldhariduskoolides. Me räägime nendest, sellest suurusest, aga PISA-s on 6000 õpilast. Ja kui me võtmegi üks näitab, et ei ole ebavõrdsust, teine ütleb, et on ju, kumba me siis usaldame, kas meie enda omasid või siis PISA OECD andmeid. Ja ma sain ka esimesed reaktsioonid olid ikkagi sellised, mis mind hästi üllatusid, aga PISA ju ei näidanud. Ja siis meil tekib küsimus, et meil on Eesti enda andmed, mis on registritest võetud, sul on seal tõesti Maksuametist ja sul on väga häid andmed ju. Ja me ei usalda enda andmeid. Ja siis tekibki mul mõte, et midagi siin on nagu väga valesti, et me usaldame justkui nagu prestiižset asutust väljaspool Eestit rohkem kui Eesti enda andmeid. Aga teiselt poolt ka, mida ma siit õppisin väga tugevasti, on see, et millist potentsiaali me igapäevast ei rakenda. Täna ideaalis võiks ikkagi niimoodi olla, et kui minister küsib hommikul, et ma tahaksin saada keskmist profiili sellisele probleemile, nende näitajate alusel, kas meil on võimalik ja õhtuks saab selle kätte näiteks. Tegelikult see on võimalik, sest see PISA andmete linkimise puhul, kui meil olid tõesti vanemad sissetulekut, see tehti 6 tunniga. Statistikaametis pandi 6 tunniga linkiti eri andmestikud kokku. Et 1 tööpäevaga sa saaksid vastuse küsimusele, kuhu sageli kulub sul näiteks mitmeid kuid, isegi aasta, ja seal on väike valim ja seal on see selgitusjõud ei ole nii tugev. Millest huvitav siis, kas sa seda oled ka uurinud, et millest PISA uuringud nagu nii valesti on läinud, et tegelikult 6000 valimina statistikas mõttes on ju tegelikult väga suur valim, et kas seal on jäetud mingid grupid välja lihtsalt või kust Ei, see 6000 ongi täiesti normaalne, sellepärast, et nad uurivad ju umbes 15-16 aastat õpilasi, see on siis 9. klass. Ja kõik muu jääb välja. Siis jäävad väiksed maakoolid välja loomulikult, jäävad vanemad, gümnaasiumid jäävad välja, et nad uurivad ainult põhimõtteliselt 9. klassi õpilasi. Et sellepärast ongi ta nii väike ja seal oli, kui ma ei eksi, üle 190 kooli viimases voorus, aga Eestis on ju kusagil 500 kooli, üldhariduskooli. Juba seal on näha, et pooled koolid ei olegi seed üldse. Ja mis on nagu PISA puhul hästi oluline, et kui ma hakkasin vaatama, et kuidas on võimalik, et Eesti register ütleb, et meil on hariduslõhe, aga PISA ütleb, et ei ole, siis ma hakkasin uurima teaduskirjandust ja oligi hästi praktiline, eks. Ja meil on väga palju teadusartikleid, mis on PISA sotsiaalmajanduslikku mõõdikut kritiseerinud väga põhjalikult, et tegelikult neid tasub lugeda. Et ma mõtlesin ka, et kust tuleb see prestiiži kalle, et me nagu kuidagi usume tiitlit, aga ei kontrolli, kas see tiitli taga on tegelikult ka adekvaatne mõõdik ja mis PISA puhul tuli väga nukralt välja, seal ei ole teaduslikku alust sellel mõõdikul. PISA mõõdik, kuidas see välja näeb, et kuidas nad mõõdavad sotsiaalmajanduslikku tausta, on see, et nad lasevad lastel vastata küsimustele, et mis on su vanemate haridustase, mis on su vanemate amet ja sissetulekut nad ei küsigi. Nad mõõdavad sissetulekut kodus olevate esemete alusel. Nimetavad seda siis kultuuriliseks või koduseks rikkuseks. Ehk siis, kui palju sul on kodus raamatuid ja viimases PISA voorus on veel täpsustus,
palju sul on kodus luuleraamatuid, palju sul on kodus religiooniraamatuid, palju sul on ilukirjandust, kas sina oskaksid vastata, mitu luuleraamatut sul kodus on praegu? Mõned ikka on, aga... No võtta, aga sa pead andma vastuseid skaalal seal 0–9, 10–19, kas sa niimoodi suudaks ära diferentseerida kõik oma raamaturiiuli? Ei, no muidugi, selles suhtes on see ka käsitsi andmesisestamine korda 6000 õpilast, on ju, et seal, kellel ei ole huvi neid isegi andmete korrektsuse osas. Et ma tunnistan ausalt, et mina ei oska täna isegi öelda, palju mul on mingit tüüpi raamatuid kodus. Ma võin öelda ilmselt meetrites, aga mitte tüüpides. Et see on üks asi, aga mis on PISA puhul hästi ehmatav on minu jaoks see, et kritiseerivad artiklid tulevad välja, et klassikaline sotsiaalmajanduslik mõõdik on see kolmainsus. Sul on sissetulek, sul on amet ja sul on haridus. Aga mida PISA on teinud, on see, et ta sissetuleku mugavalt asendas ära selle home itemsiga ehk kodune vara. Ja tänane olukord on ju selline, et kodune vara, mida nad sealt küsivad, on siis lisaks raamatutele on ka see, et palju sul on kodus digiseadmeid, missugused seadmed, aga ka see, et seal on igas riigis on 3 eset, mis on justkui selle riigi rikkuse mõõdikuks. Ja Eesti puhul olid seal siis videokaamera, nõudepesumasin ja fotoaparaat olid aastaid. Nüüd on muutunud natukene. Ja siis me võrdleme läks teise riigiga, kus on nendes 3 esemeks on bassein, koduabiline, autogaraaž oli vist Kreekas, kui ma mäletan, ja Prantsusmaal oli espressomasin, on ju. Ühes riigis oli minu arust Netflixi liitumine. Netflixi liitumine maksab 10 eurot või mis ta maksab? 10 eurot versus bassein. Kuidas me neid asju üldse võrdleme? Pluss veel see, et kas siis kõigil riigis olevate inimestel bassein kodus olema, et ta oleks nagu rikas. Ja teisest küljest, et siin on nii palju kontekstifaktorit, mida ei analüüsita. Näiteks see, et kui mul on nõudepesumasin kodus, aga äkki ma ostsin selle järelmaksuga, äkki mul on 10 järelmaksu, et mu kodu põhimõtteliselt baseerub järelmaksudel, kas tähendab, et ma olen jõukas? Ei, ma olen laenul. Ja teine asi on see, et kontekst, kus me täna Eestis oleme, on ju see, et meil on õpetajate puudus tugevalt ja matemaatikaõpetajatest, kui ma õigesti mäletan, siis gümnaasiumiastmel iga 3. on üle 60 aasta vana. Ehk siis sul on matemaatikaõpetajate kriis ja nõudepesumasin ei aita sul eraõpetajat palgata. Kui see nõudepesumasin just ei ole sul tehisaru keskne, on ju, et õpetab matemaatikat, siis sellest ei ole kasu sulle. Et siin ongi see piant, et see PISA mõõdik ei arvesta reaaleluga. Et täna on see õpetajate eraturg on niivõrd rängaks läinud, et sul tegelikult see sissetuleku rahanumber määrab rohkem kui see, kas sul kodus on luuleraamatud või nõudepesumasin. Sellest ei ole kasu ja pluss veel see, mis on hästi huvitav oli, üks artikkel tõi hästi välja, et kui me räägime sellest sotsiaalmajandusliku tausta mõõtmisest, siis on vahe, kas sa küsid õpilase käest 15-aastane või vanema enda käest. Et PISAs on toodud välja, OECD raporti välja, et miks nad küsivad õpilase käest, on sellepärast, et vanemate käest küsimine on ajakulukas ja maksab raha rohkem. Nad tegid mugavama varianti, et küsime juba õpilase käest, kui ta nagunii teeb selle PISA testi, on ju. Ehk siis väga kaudse kaarega uurivad nende vanemate kohta ka. Ja mis siis selgus, et on üks võrdlev uuring oli päris hästi, kus küsiti nii vanematelt kui ka õpilastelt ja seal tegelikult selgus see, et õpilased alahindavad sageli oma vanemate haridustaset ja õpilased ei tea ka seda, kui palju nende ema-isa teenivad. Kui aus olla, siis kui paljud elukaaslased teavad, palju nende partner üldse teenib, rääkimata lastest. Kas nad oskavad seda palganumbrit panna? Sest siin on ju vaja sissetulekus eristada nii palganumber kui ka kõik muud toetused, on ju, kõik muud haltuurad ka. Kas 15-aastane oskab öelda, palju tema ema või isa teenib? Et siin ongi see ala- ja üleraporteerimise küsimus on ka nii ränk ja mis on veel järgmine asi, mis on PISA hästi huvitav, et nagu põhjata auk põhimõtteliselt, kui seda hakkad uurima seda tausta nagu detektiivitöö. Et Saksamaa näide oli minu arust huvitav, et PISA puhul Eesti ei rakenda vanemate küsimustikku, aga see vanemate küsimustik on tegelikult olemas, kus küsitakse ka sissetulekut. Ja see ongi nii-öelda optional ehk valikuline riikiti, aga Saksamaa on küsinud ja Saksamaa puhul tõid teadlased välja, kui nad analüüsid tulemusi, süstemaatiliselt Saksamaa vanemate puhul vastasid jõukamad vanemad. Ehk siis vaesed ei vastanudki ja nad tegid jõukate vanemate pealt tegid järelduse, et hariduslik ebavõrdsus ei olegi väga ränk. Kui sa lõikad vaesed välja, siis pole üllatav, et sul vaesust ei olegi.
et noh, sellised metoodikavead ja nende baasilt ei tohi teha poliitikaotsuseid. See on see järeldus. Ja Eesti puhul ka, et seda PISA on ju aja jooksul nagu tiimitud paremaks, ma ütleks, et see viimane versioon on täitsa hea, aga minu teada Eesti PISA siiamaani ei küsi vanemate käest sissetulekuid. Ja see on minu arust väga ränk eksimine, kui saadame vale sõnumi välja, et Eestis ei ole hariduslikku ebavõrdsust, siis mis see tulemus on, et väga paljud lapsed tegelikult ei saa head haridust tänu sellele. Et pigem oleks mõistlik täna tõesti registrite baasil vaadata, et mis koolides on see halvemuse kuhjumine, et äkki peaks seda kompenseerima hakkama, sinna appi minema. Et see on ju 1,3 miljonit inimest, et me tegelikult ei tohiks lubada sellist registrite alakasutamist. See on väga põnev teema, see on nii hea, et sa surusid ennast sellesse kuidagi sisse, eks ole, et kuidas sa üldse jõudsid selleni, et pöörduda Statistikaameti poole, siis oligi see, et PISA andmeid ei saanud kätte, eks ole, ja kui mis need tõrked on seal praegu, et tegelikult haridus on kindlasti üks valdkond, aga ma usun, et neid valdkondi, nagu sa ütledki, et kui minister tahaks hommikul, on ju, ta saaks küsida ükskõik mille kohta Eestis, neid registreid on tohutult, Statistikaametil tegelikult peaks vist need kõik olemas olema, mis need takistused seal on, mis hoiavad? Jaa, seal on kahte eri liiki takistus, mida ma oma kogemuse pealt võin öelda. Kindlasti kõige enim levinud takistus on see andmekaitse teema, et me tihtipeale ei oska ka öelda, kuhu need piirid seada, eriti kui on niisugused uudsed küsimused, mida pole varem uuritud, siis me hakkame mõtlema, kuhu need piirid lähevad. Et siin ka, miks meil see kuu aega läks arutelu, oligi see, et meil on mõned koolid ju nii väiksed, et kuhu me panna piir, et mitu vanemat peaks seal olema ja leppisime kokku, et on siis 20 vanemat, ehk siis kõik koolid, mis on väiksemad kui 20 last, need jäävad välja valimist. Neid oli õnneks hästi vähe, aga ikkagi. Et ma arvan, et need vaidlused, et kuhu me selle piiri paneme, on kindlasti andmekaitse osas ja näiteks täna ma võin öelda, et me tookord saime väljavõtte ka sissetulekute osas, et kui suur protsent kooli vanemate sissetulekutest tuleb palgast, kui palju siis sotsiaaltoetustest, palju pensionist. Ja see on tegelikult hästi väärtuslik info ja see on kooli keskmise tasandiliks. Et kooli keskmiselt näiteks 30% vanematest tuleb see sissetulek ainult, ma ei tea, toetustest, mitte palgast, on ju. See annab indikatsiooni ju sellest, kas kui hakkama saajad on need pered. Täna ei saaks seda teha enam uuesti, sest 2 kuud hiljem, kui mina andmed sain, selgus, et eriliigilised andmed on puudega toetuse andmed, ehk siis üks segment läks kohe maha. Et täna me ei tohiks eristada palka ja muid asju, on ju, keskmise tasandil, et sa pead taotlema luba eraldi selle jaoks, ehk siis Statistikaamet peaks taotlema luba. Et see on minu jaoks hästi huvitav areng, et kui me paneme ühe tillukese segmendi sissetulekutest kinni, see mõjutab ju kogu seda muud paketti ka. Ja see kogu see analüüs võib ju muutuda, eks ole, tegelikult selle pealt. Et ongi sellised väikesed muutused võivad väga palju mõjutada üldiseid analüüse. Ja teine asi, mida tuua välja lisaks selle andmekaitsele, kus me peaks mõtlema, kas me oleme seal ratsionaalsed, ega me üle ei reageeri. Teine asi on oskus küsida. Mida ma näen on see, et meil ei ole ka teadlikkust, kui head on tegelikult meie andmestikud. Ja küsimine ja see võib-olla isegi sellest veel olulisem on see, et kas me üldse mõistame oma probleemi. Sest võib-olla liiga palju me ka lihtsalt tellime sisse uuringuid, sest me ei oska küsida. Väga palju vastuseid saaks palju kiiremini ja võib-olla palju põhjalikumad, kui me lihtsalt teeks esimese skanneeringu sellega või kaardistuse sellega, et pöördume Statistikaameti poole ja küsimegi, et kuulge, et andke me statistiline ülevaade ja siis lähme süvitsi, siis me teame ka, mida otsima minna. Sest minu jaoks, ma olen puhas kvalitatiivne uurija, aga ma mõistan numbrite väärtust tänu sellele, et registrite ülevaade annab meile lihtsalt selle niivõrd hea ülevaate täna. Ja Eesti puhul on huvitav see, et me nägime väga palju vaeva e-riigi ülesehitamisega ja nüüd me keerame seda järjest kinni kogu aeg, igast nurgast keerame natuke kinni. Ja see teadlikkus ka, et kui palju potentsiaali tegelikult oleks just e-riigis just kogu kulude säästmine. Ma tõin teadlikult väga kriitilise näite, üle võlli keeratud näite, ERR-i artiklis oli see, et
see andmestik, see koolide sissetulekud, vanemad sissetulekud oli 360 eurot. See oli see 6 tunni hind siis Statistikaametis. 360 eurot ja me saime 160, ligikaudu 160 000 lapse nagu olukorra, on ju. Palju keskmine uuring maksab hange? Mitukümmend tuhat kuni rohkem, on ju, ja sa saad selle põhimõtteliselt, ma ei tea, 6 kuu, 9 kuu aasta pärast ja seal on palju väiksem valim tihtipeale. Okei, seal on selgitusjõud tihtipeale suurem, sest seal on teadlaste jõud taga, aga ikkagi, et meil on võimalik selline esimene tunnetus saada väga odava raha eest ja väga kiiresti. Et siin on see koht, kus tegelikult see e-riik peaks päriselt töötama, et ministeeriumid pöörduvad ja saavad siuksed andmed kätte. Aga kus see pudelikael siis on, et kas see on inimeste pool või kas Statistikaamet, registrid saaks enda poolt nagu midagi rohkem teha? Ma arvan, et kindlasti see teadlikkus, sellest rohkem rääkimine, et kõige lihtsam on ametnikul alati, et meil on uuringuraha olemas, tellime uuringu. Aga väga palju peaks, ma arvan, sellist andmeintelligentsust ka ise endas harima. Et me hakkakski küsima ja me mõtleks natuke teistmoodi. Ja selline mugavus tellimine, et ma olen ise tunnistan päris mitmel korral hangetest keeldunud, ma näen küll, et see sobiks minu profiiliga, ma keeldun sellest, ma tean, et need andmed on olemas, pluss veel see, et seda sama uuringut on juba 3 korda tehtud. Praktikas ei ole midagi muutunud ja ma lihtsalt tegi paralleeriga selle vastu, et ma ei taha, jah, see raha tuleks küll ülikooli, aga ma lihtsalt ei taha enam seda panustada. Ma näen, et seal ei ole enam pointi lihtsalt. Et me võiks nagu mõelda selle peale ka, et kui nutikad me oleme üldse uuringute tellijana ja kas me tegelikult ka nagu täna ei alaväärista meie olemasolevad andmed juba. Et ma arvan, see teadlikkuse tõstmine jah, et on number 1 praegu. Okei. Kas sa oled peamiselt tegeled haridusvaldkonnaga, kas sa näed nagu, või võib-olla sa tegeled muude valdkondadega ka, aga et kas sa näed, et on mingid valdkonnad, kus ka nagu saaks kiiresti sellist kasu sellest lõigata? Oled sa selle ma arvan, et igas valdkonnas, sest andmete suurim väärtus nii hariduses kui ka tervises tegelikult on ju ennetus. Ma arvan, seda ennetustööd saaks teha, seda inimkäitumise mõistmine on see, mis tuleb sellest andmetest ja sa näed need mustrid ette võib-olla. Ja sa näed varased signaali, on ju, kuidas inimesed käituvad. Ma ei tea, liikluses. Sa näed juba täna, kas on juba tehtud see, et kus on need kõige liiklusohtlikumad kohad, on ju. See on ennetus ju. Tervises me näeks ka, et kes on need riskigrupid, kelle peaks nagu varaselt ennetust tegema. Et see tuleviku kahju ei oleks suurem, et me räägime tegelikult ennetuse mõttes ju miljonitest, mis tulevikus kokku säästanud selle, et kasutame oma andmeid. Ja siin ongi huvitav, et selline väikene ja agiilne riik võiks tegelikult siin eeskuju näidata, et me oleme andmepõhine ennetus. Et me ise seda ära ei lörtsiks praegu andmekaitsega, sest meie näiteks Arenguseire Keskuses me ei opereeri ju indiviidipõhiste andmetega. Me opereerime alati agregeeritud andmetega, aga ka seal peab nii aeg-ajalt põrkuma andmekaitsereeglitega. Me ei tuvasta mitte kuidagi ära neid inimesi, kes seal on ju. Mis need andmekaitsereeglid siis agregeeritud andmete puhul on muidu? See oleneb, kui sensitiivsed need andmed on, et kus see pudelikaal ilmselt ongi see, et kui Statistikaamet näeb indiviidipõhised andmed ja kui tema peab taotlema lubasid, siis see võtab ajakulu ja sul on palju põhjendust, miks taotleda üldse need andmed, eks. See läheb sinna, et kus ma ise nagu nii vähe, kui palju ma tean, näeks nagu ühte lahendus on see, et me peaks olema riigis vähemalt üks koht, keda me usaldame. Ja Statistikaamet võiks olla see nagu asutus, kelle võiks olla rohkem nagu võimu. Et nad ei peaks taotlema lubasid, et andmeid analüüsida, et ideaaliks võikski olla üks selline koht, kus on see usaldus täielikult olemas, et meie e-riigi andmed saab seal analüüsida. Et mina lähen ja küsin, ükskõik mis ministeeriumist ma olen, ma lähen ja küsin vastuseid mingile küsimusele. Ja nemad saavad seda anda, mitte nii, et nemad peavad taotlema eraldi lubasid veel mingite andmete jaoks. Ja. Okei. See tundub loogiline jah, et niimoodi võiks olla, et ma näiteks ei teadnudki, et nad omakorda veel peavad tegelikult mingid protsesse sealt edasi läbi käima. Okei. Ja
ei tea, ma toon oma nohiku faktiga välja, et nad oli korralik ettevalmistus siia tulekul. Et kui me andmetest räägime, siis ma mõtlen igapäevaselt, kuna ma õpetan ka Tartu Ülikoolis uurimismeetodeid, siis sa puudud paratamatult andmetega kokku, siis kui palju kogu aeg meie käest tahetakse andmeid saada, kui palju me jätame ise andmeid maha, on 2 sellist põhisuunda, eks. Ükskõik, kus ma käin täna, et ma ei tea, sõidan Boltiga, kohe minu andmed on teel jälle, et anna reitingut. Lähen välismaale, lennufirma jälle, andmed maas, lähen bussi peale, andmed maas, lähen hotelli, andmed maas, keegi kuskil analüüsib neid, keegi küsib jälle, et kuidas sa rahul olid. Aga mis on kõige, ma arvan, fenomenaalsem koht, kus me oleme tekitanud endale meeletu rahalise ja ajalise kahju, on tegelikult, ma arvan, meil kõigil igapäevaselt töö ajal ja väljaspool tööd ka, on küpsiste poliitika. Et kui palju me seal aega raiskame, et ma mäletan, kui see esimest korda tulid need pop-upid sulle lehe külastust segama, et kas sa annad nõusolekut kogume küpsiseid. Esimestel korda ma tõesti klõpsin lahti ka selle pika, mis siis juhtub, kui ma annan või ei anna. Ja siis ma mäletan, esimene mõte oli ka see, et kui palju aega me hakkame nüüd raiskama. Nüüd on sellest päris palju aastat möödas ja isest eile ma just otsisin välja, kas keegi on selle välja arvutanud ja tõepoolest olid. Kui palju me kollektiivselt raiskame Euroopas ja Eestis aega juba sellele, et me peame haldama just ka andmekaitseliselt iga päev need veebibrausereid. Ja see minu jaoks on nii põnev, et kui tehti Euroopa tasandil, et 2024 statistika baasil, kui igaüks kulutab kas või 3 sekundit klikkimisele, kas ma annan või ei anna, siis kollektiivselt raiskab Euroopa 575 miljonit tundi. 575 miljonit tundi. See on jõhker summa. Ja kui see pandi ka keskmise töötasuga korrelatsiooni, siis 14 miljardit eurot. Aastas siis? Jah, aastas Euroopas. 14 miljardit. Raiskame selle ühe kliki peale. Ja just Eesti puhul, ma panin siis Eesti kõrvale, et sama kalkulatsiooni panin Eesti puhul, et Eestis 1,6 miljonit tundi aastas. Seda on päris palju väikse Eesti kohta. Ja rahaliselt, kui ma võtsin Eesti eelmise aasta keskmise sissetuleku ja võtsin siis tunni sissetuleku, siis 20 miljonit eurot, kui see oleks kõik tööaeg. Et üks väike pop-up, palju sul maksab tegelikult tundides ja rahaliselt. Et see on see väike näide, kuidas me mõtleme ühe reegli välja, aga see tegelik mõju on ju metsik. Kui täna ka mõtlen tööpäeva vältel, kui palju ma pean näiteks külastama kas või Tartu Ülikooli kodulehti, iga kord on see pop-up häirib ja ma tahan klikkima sinna, ma raiskan sekundeid seal ju. Aga neid kodulehti ma külastan päevas väga-väga palju. See kõik on rahaline kulu, on ju. Et väike näide, aga kui need väiksed näited on väga palju, siis võt sinna meie aeg lähebki, on ju, et ja kas seal sisulist erinevust on, et kui seda pop-upi ei oleks ja läheks kas emba-kumba teed pidi, on ju, et mis seal tavakasutajal see kogemusvahe oleks tõenäoliselt minimaalne või olematu? No täpselt, et minust mäleta, milline neil elu ennem küpsiseid, milline pärast küpsiseid, eks. Seal on päris suur vahe. Aga kas selles suunas, kas sa tead, kuna sa tegid seda tausta, et kas otsitakse mingisugust lahendust, et kuidas seda efektiivsemaks teha, kui nagu sellised numbrid on välja toodud, et see kõlab nagu selline probleem, mida keegi võiks ju lahendada? Ei ole siin tegemist lihtsalt andmeanalüütikutega, kes tegid endal blogi ja arutasid selle välja. Okay. See on ju hinnanguline arvamus lihtsalt, on, et palju on interneti kasutajad ja mitu sekundit on, et ma ise arvan, et see summa on tegelikult palju suurem, et kui hüpoteetiliselt ju mõte oli see, et igaüks ju loeb läbi need tingimused, mis siis juhtub, kui ma annan nõusoleku, palju siis aega läks selle peale? Et praegu me võtsime ju see baastasandiks selle, et inimene 3 sekundiga teeb otsuse, annan või ei anna. Aga kui me lugema hakkaks ka, siis ma arvan, et need miljardid oleks siin päris kõrged ikka. Ma nagu olen näinud, et kuskil osades brauserites vist sa saad seadistada midagi, et automaatselt ära aktsepteeri või midagi, aga ma ei mäleta, ma ei tea, et mul endal see kuskil töötaks või toimiks. See on näide, et kuidas üks väike asi mõjutab kogu süsteemi. Et me peaks mõtlema, kui palju me sellist asju genereerime oma ellu, mis võtavad aega tegelikult ära.
ja kas see on see väät, kas see tasub ära üldse? ja. Neid asju on vist natukene ka raske ette näha, eks ole, kui sa siin saate alguses rääkisid sellest samast, et need erinevad stsenaariumid on, see tundub, et keegi ei osanud väga hästi seda ette näha, et selline asi tekib, kui meil see GDPR ja kõik see andmete turvalisus sai olulisemaks, et jaa, siin peaks kindlasti olema selline mõjuanalüüs juures, et mis on see võimalik mõju ja võimalik kahju on ju selle juurde, et noh, neid näiteid on tegelikult hästi palju, et kui ma teadlasena mõtlen ka, et kui ma taotlen näiteks grante, ka seal on väga palju aega läheb ju teadusega mitte seotud tegevustele, et andmeplaanidest kuni kuni selleni välja, et sa esitad taotluse kulumise aega, aga sa ei saa seda raha, on ju. Et palju me kollektiivset aega paneme tegevustele, mis tegelikult tulemust ei too. See on ka nagu hästi oluline see juures. Et see andmekaitse nagu reeglid on minu jaoks hästi huvitavad, et kuidas me näiteks Euroopaga paikneme. Sest hästi markantne minu jaoks on see PISA näide, et me ikkagi väga timmime üle, meile meeldib üle timmida andmekaitset, sest PISA OECD tulemused on tegelikult OECD lehel. Kõikide riikide omad, sa saad alla laadida. Nad ei ole isikuliselt, aga nad on individuaalselt olemas seal, et nimeliselt ei ole. Aga sa saad kodulehelt alla laadida selle paketi. Aga Eesti tulemusi sa ei saa Eestist kätte. See ei ole minu jaoks normaalne. Ma saan OECD lehelt kätte, aga Eestist küsides ma ei saa neid kätte. See näitab juba, et samad andmed juba põhimõtteliselt. Ja mis on veel huvitav, et me mõnes valdkonnas Eestis oleme andmekaitse osas nagu eriti kiivalt salajased, isegi keskmise tasemel. Aga teisest küljest, kui ma mõtlen, et kõige lihtsam näide minu jaoks, lood OÜ, paned sinna aadressi juurde, et kus sa lood selle. Tihtipeale on see sinu koduaadress. Kui kerge on sul pahasel kliendil minna sul koduaadressi mööda ja sind üles leida, on. Seal me ei kaitse inimest. Kuigi seal on tegelikult privaatsfäär ja töösfäär on nagu, tihti üks ühele, on. Seal me ei kaitse. Seal on kõik nagu avalikult üleval, et kui vana see inimene on, kes on see ettevõtte asutaja, tema isikukood on ilusti seal ripakil, on ju netis praegu, tema korter on olemas, maja on olemas, seda täpselt, et see on väga okei, eks. Aga teisest küljest on see, kui ma tahan teha nagu haridusanalüüsi ja küsida nagu koolide sissetulekut, siis seal ei saa, on ju. Seal isegi inimese nime ei tuvasta kuidagi moodi, et rääkida muust. Et nii kuidagi kummalised on need kaitsmissfäärid siin, et see on väga huvitav tähelepanek, jah. Ettevõtte loomise puhul on muidugi see, et eks siis inimene ise justkui annab, eks ole, need andmed kasutus. Aga on sul valikud seal? Ei ole, jah. Et ma ei taha. Selles suhtes ma saan ju potentsiaalselt rentida või üürida mingisuguse koha, kuhu ennast... Aga su isikukood ikka on. Et ikkagi su väga tundlikud andmed on üleval ju. Ja neid keegi ei salasta. Seal ongi küsimus, et miks me ühe valdkonna oleme niimoodi lahti lasknud ja teisi hoiame kinni, et peaks nagu ühtne poliitika olema siis minu jaoks. Et just tekiski mõte, et miks meil nagu nii erinevad nagu lähenemised on inimese sama andmestiku jaoks. Mul tekkis üks mõte selle pealt, et tegelikult võiks ju olla see, et inimesed saavadki ka öelda, et riigile, et minu andmeid kas kõiki või mil määral on nagu ilma küsimata täiesti vabalt kasutamiseks, et see samamoodi kui nagu ettevõtet registreerida, et siis samamoodi sa Statistikaametile või riigile üleüldisemalt ütled, et võib kõike kasutada või et ei tohi väga kasutada. Seal on võib-olla see mure, et väga paljud inimesed võivad ka karta, et mis siis juhtub, eks. Inimene on hästi paradoksaalne olend, et ühelt poolt inimene võib panna sotsiaalmeediasse oma kodupilte aadressini välja ja siis samal ajal keerab oma andmed kinni. Et postitab, et ma rändan siit sinna, minu kodu on tühi, mine varasta sealt, teised küljest ära jumala eest vaatama andmeid. Et inimene on vastuoluline olemuselt, eks. Seda küll, jah. Ei usaldata tihtipeale seda tsentraalset, kuigi tsentraalne võib olla... Aga ise teen kõike selleks, et tulge, võtke mu asju, on ju. Okei.
ma arvan, et hakkamegi vaikselt otsi kokku tõmbama, mulle jäi väga hästi kõlama, ma ei tea, kas see on see, mis sa tahad, et kõlama jääks, aga et Statistikaametile võimu juurde ja teisest küljest siis, et oleks rohkem teadlikkust seda, et inimesed, kes tegelevad andmetega ja mõtleksid selle peale, et võib-olla registrites on juba need andmed olemas ja seejärel oleks variant, eks ole, pöörduda Statistikaameti poole. Kas seal on mingid kindlad inimesed, kelle poole pöörduda või kuidas see sul käis tuttuvat? Mina alustasin ikkagi üldinfost tavaliselt ja nüüd on loomulikult on ära kodustatud juba osad nagu Statistikaameti toredad inimesed, aga ma arvan, et mis oleks hästi väärtuslik meile, et ministeeriumite tasandil me hakkaks mõtlema niimoodi, et esimene etapp mõtleme, mis andmed on Eestis olemas. Kuidagi, ma ei tea, mis termin see oleks, võib-olla andmeintelligentsuse treening inimestele või kuidagi, et see mõttemall oleks üldine. See on nagu selline andmehügieen, et kust me alustame, mis on järgmine etapp. Siis mulle tundub, et kui me täna mõtleme, et meil on igas valdkonnas kärped, sest see on koht, kus saaks kohutavalt kokku hoida miljoneid. Kui me kraadime Eesti ühiskonda ja neid väljakutsed esmalt läbi meie e-riigi, meie andmete, registrite, see on metsik sääst. Ja siis läheme sihitult juba raha investeerima sinna, kus me näeme, kus on valupunktid, on ju. Sest nende paisete tuvastamiseks on vaja seda e-riigi andmestikke. Et need silotornid võiks nagu kokku saada. Et ma arvan, et jah, see, ma ei tea, mis tasand see olema peaks kindlasti, aga just selline andmete teadlikkus, et ma arvan, et siin see tänuväärne töö on kindlasti kõikidel, kes töötavad andmetega, peaks sellest rääkima. Sest siis tekib see teadlikkus ka, et kuidas küsida, kust küsida, miks küsida, on ju. Et mina ei ole statistiline inimene, ma olen filosoof originaalselt. Ma ei oska sulle andmeanalüüsi põhjalikult teha, aga ma tean, et need on väärtuslikud ja võib-olla minu teene oligi see, et ma julgesin filosoofina küsida, mul on selline probleem, kas te saate mind aidata? Et võib-olla minu eelis oli see, et ma ei tea liiga palju, kui palju seal on agasid andmestikel küljes, eks. Äkki see ongi eelis, andmepimedus oli minu eelis. Ma läksin ja küsisin oma selle filosoofia ajuga, et meil on selline probleem, aidake meid. Ja siis vaidlesin natukene aega. Ma arvan, et selle andmeteadlikkuse osas sa oledki juba suure sammuga teinud, Eneli, et aitäh, et sa need artiklid kirjutasid ja suur aitäh, et sa meile saatesse tulid, et aitäh kutsumast! Ja jõudu! Andmed.